Matkasport on pea 28 aastat müünud kvaliteetset matkavarustust ja nüüd sünnipäeva kuu jooksul me lubasime, et me jagame teile enda töötajate lugusid vanadest telkidest. Ja siit on teine lugu juba. Tere, Kelly! Tutvusta ennast natukene, et kus sa tuled, millega sa tegeled? Mina tulen siis Tartu matkaspordikauplusest. Ma olen seal müügispetsialist. Ronimisvarustus on minu valdkond. Ma olen juba 5 aastat tegelenud vaikselt alpinismi ja ronimisega ja nüüd siis viimased aastad paar olen juba ka ronimistreenerina natukene töö kõrvalt leiba teeninud. Selle telgi tegelikult ostsid minu vanemad. Ma umbes arvutuste järgi ütleks, et kuskil 19 aastat tagasi. Ehk siis ma olin päris pisike tirts siis. Nad ise ei suutnud ka meenutada, kust täpselt, mis poest, aga nad ütlesid, et Lõunakeskuses oli see pood ja et see telk maksis väga palju. Et kuna meil varasemad telgid olid ka siis nõukaajast, siis ilmselt üks korralik Ferrino telk nende kõrval tunduski päris kulukas väljaminek. Alati tasub telk ära kuivatada, kui sa seda kasutad. Siis ta ei lähe hallitama, kopitama. Samuti teda ei tasuks jätta liiga pikalt päikse kätte, sest päike lihtsalt muidu sööb materjalid ära. Kuna neid tehtud ei ole, siis tänu sellele on ka telgi eluiga päris pikk olnud. Ja eks võib-olla esimesed aastad ta käis ka nii korra või 2 suve jooksul ainult kapist väljas. Et ka see pikendab natukene eluiga. Välja oleme vahetanud ainult väga vähe asju, näiteks need lukukeeled, mis murdusid ära kuskil 10. aastal ja vahetasime välja. Aga kõik muu peaks olema originaal, isegi kummid on täiesti värsked, natuke võib-olla välja veninud, aga mitte kuskilt katki. Jätkuvalt kasutuskõlblik? Jaa, täiesti. Kuna tal on nii pikk eluiga, siis neid emotsioone ja mälestusi on tohutult palju, et esimestel aastatel mul ongi meeles, kuidas perega sai Kauksi rannas käidud telkimas, siuke tore lapsepõlve mälestus. Aga edasi ka, et kui ma ise alustasin alles matkamist, et siis sellest sai mu esimene kaasaskantav kodu ja me oleme temaga käinud ka igal pool. Ta on ööbinud näiteks Leedu kõrgema tipu all. Siis ta on Chamonix olnud siuke kuu aega meie kodukene ja muidugi üks hästi tore Hiiumaa jalgsimatk oli meil päris üks esimesi pikemaid matku, kus oli tore temaga aega veeta. Kas sa oled kunagi mõelnud selle telgi pensionile saatmisele? Jaa, see juhtus umbes 3 aastat tagasi. Siis sai see telk pensionile saadetud, ehk siis ise liikusin edasi natukene uuemate, kergemate ja võib-olla tehnilisemate telkide poole. Sest Kalahari 3 telk on küll väga hea Eesti oludesse, aga mäkkesse teda ei vii. Aga ta siiski on väga kasutuskõlblik, et ta veedab enda pensionipõlve taaskord mu vanemate juures, kes seda siis aeg-ajalt kasutada saavad suvel. Et ei ole päris maha kantud, et päris on ikkagi kasutuses? Päris maha kantud ta ei ole, ta on nii korralik veel, et ei ole mõtet maha kanda korralik asja. Kõige mõnusam on tema avarus. Tal on palju ruumi nii kõrguses kui laiuses. Et ta on 3 inimese telk, aga ma arvan, et isegi 3 inimesel korraga seal sees on väga hea olla. Ei ole siukest kirstutunnet seal sees. Aga aitäh väga toreda loest ja väga hästi säilinud telgi eest, mida me saame siis oma klientidele näidata, aga tuletame meelde, et selle kuu vältel me ootame teie lugusid vanadest telkidest aadressile telk@matkasport.ee. Näeme looduses. Tšau! Äkki sa peaks kükitama ja ma peaks trepi peale seisma, muidu mingi nagu lapsega räägid.